Ma räägin teile kontraktsioonist ja energiast. Esiteks, lihases peaks eristama sellist struktuuri osa nagu müofibrill. See on ümbritsetud sarkoplasmaatilise retiikulumiga ja seda täidavad peamiselt filamendid. Müosiinifilamendid, mille küljes on liikuvad pead, ja aktiinifilamendid, mida mööda need pead ronida saavad. Nüüd, tavalisel juhul on see müofilament seest madalama kaltsiumisisaldusega kui ümbritsev keskkond. Suurem osa kaltsiumit paikneb sarkoplasmaatilises retiikulumis ja kui rakk aktiveeritakse, vabaneb kogu see kaltsium korraga. Kaltsium lülitab põhimõtteliselt ATP-asid sisse, võimaldab neil kinnituda ja annab signaali kontraktsiooniks. Kontraktsioon ise vajab energiat ATP kujul ja siin müofibrillide vahel on nende populatsioon väikseid mitokondreid ja lokaalne ATP varu. Energia asub põhimõtteliselt ATP-l fosfoanhüdriidsidemes. See tähendab, et kui meil on siin adenosiin, meil on 2 fosfaatrühma, veel 3. fosfaatrühm, siis nende fosfaatrühmade vahel olevates sidemetes asub see kvaliteetne kättesaadav energia. Nüüd tähelepanu, et fosfaadid on negatiivse loenguga. Ehk siis negatiivne, selle küljes on tõukuv negatiivne ja selle küljes veel 3. tõukuv negatiivne ühend. See 3. on juba piisavalt ebastabiilne, et ta tahab siit väga lahkuda. Ja praktikas säilib ATP umbes paar sekundit, enne kui see iseenesest hüdrolüüsub. ATP-asid kasutavad ainult seda viimase sideme energiat. Adenosiin difosfaat on stabiilsem ja seda energiat on siin olemas, aga see on natukene raskemini kättesaadav. Kui ATP-asid enda töö ära on teinud, siis jäävad järgi substraadist metaboliidid. Neid on põhimõtteliselt 3 tükki. Vesinik, anorgaaniline fosfaat ja adenosiin difosfaat. Need kõik pidurdavad edasist töö tegemist. See tähendab, et adenosiin difosfaat näiteks seondub siia ATP-asile ja antagonistlikult konkureerib adenosiin trifosfaadiga. Meil on võime pidurdada energia edasist kulgu. Lisaks sellele põhimetaboliidiks võiks nimetada adenosiin difosfaati, kuna sellel on lisaks võime kiirendada energia tootmist. Ehk siis mille peale lülituvad sisse mitokondrid. Rakk, õigemini müofibrill, läks kaltsiumit täis. ATP-asid saavad tööd teha, kasutavad kohalikku ATP-d, selle peale tekib adenosiin difosfaat ja alles kulunud energia ja sellest järgi jääv aineline osa, adenosiin difosfaat, on see, mis mitokondrid käima hakkab tõmbama. Siin on toodud mitokondri välismembraan ja sisemembraan. Tavajuhul pääseb adenosiin difosfaat ilusasti välismembraanist läbi vidakit, pingeseoselist anioonkanalit läbi ja mitokonder hakkab intensiivselt tööle siis, kui adenosiin difosfaat satub ANT, adeniinnukleotiidtranslokaatori või ANTi juurde. See toob difosfaadi sisse, asub kohe ATP-asi kõrval, kus sellele ühendatakse vesinik, anorgaaniline fosfaat ja vastav energia, mis nende sideme vahele anhüdriidsidemena nende ühendite vahele läheb. Adenosiin trifosfaat lükatakse kohe välja tagasi. Seega adenosiin difosfaat käib siit läbi hästi korraks. Fosfaatrühm lisatakse ja lükatakse kohe tagasi. Adenosiin ega difosfaat ei difundeeru rakus väga hästi. Kui vaadata, et trifosfaat on esiteks ebastabiilne, see hüdrolüüsuks juba ise kiiresti ja teiseks seda, et tal oleks raske difundeeruda, kuna sarkoplasma on väga valkude rohke keskkond. Diffusioon on ebaühtlane, väga vaevaline, aeglane. Sellepärast on tähtis, et mitokondrid asuksid otse ATP-aside ehk siis energiatarbimise sihtpunktide kõrval. Iseenesest on mitokondrid hästi väikesed.
Need oleks valgusmikroskoobiga nähtamatud. Siin on näha elektronmikroskoobiga tehtud pilt, mis võimaldab natukene suuremat vaadata. Näha on harjased, need on sisemembraani osad ja ümber välismembraan. ATP-d kulutab lihaskontraktsiooni juhul põhimõtteliselt 2 erinevat süsteemi. Esimene on see, mis põhjustab kontraktsiooni. Need ATP-asid asuvad siin müosiini peadel ja see on see, mis vahetult liigutab. Teine suur ATP energiakulutaja on sarkoplasmaatilise retiikulumi juures olevad kanalid, mis kaltsiumit tagasi tõmbavad. See võib kulutada, kui ma artiklist õigesti mäletan, kuni võib-olla 1/4 energiast lihastöö puhul. Ja sellele vastavalt asuvad mitokondrid ka erinevad. On intermüofibrilaarsed mitokondrid ja subsarkolemaarsed, mis asuvad sarkoplasmaatilise retiikulumi juures ja vastutavad selle eest, et oleks energiat kaltsiumit tagasi tõmmata ehk siis lõdvestuda.